Täpselt 1 aasta on siis möödas minu ahilluse kanna purunemisest ja operatsioonist ja see on siis niisugune taastumine olnud. Kindlasti võiks tulemus palju parem olla, aga ise olen rahul, sellepärast et saan nüüd ju vaikselt juba joosta ja hüpata, kuigi täiel võimsusel ma veel jooksnud ega hüpanud ei ole. Nagu Üso ütles ka, et 8–10 kordust vähemalt võiks jalale niimoodi saada tõusta, mis mul enam-vähem tuleb ära. Aga et väga sprintida kõvemaid hüppeid ja niimoodi tegema hakata võiks ikkagi 25 korda. Pluss päkale tõusu liikuvus ei ole veel piisavalt hea. Arvatavasti taastumine oleks tunduvalt kiirem, aga mul kadus nagu mott jooksmise ja hüppamise kohta vahepeal ära, sest ma teen nagu rohkem ikkagi kalasteenikat. Aga nüüd siin talve lõpupoole tekkis ikkagi soov roopset rohkem teha, ehk midagi tahaks liikuda ka rohkem. Ehk siis olen jälle natukene oma nii-öelda selle vigastatud jala treenimist tõstnud. Ja siin on siis need harjutused, mida ma veel teen. Üks harjutus, mis ma täna teen, on päkkadele tõus ning seejärel haige jalaga negatiivne laskumine. Päkkadel kõndimine. Haige jalg hetkel veel vajub läbi, aga märgatavalt läheb kogu aeg järjest paremaks. Raskustega harjutused säärele. Hetkel see koht on mul nagu nõrk. Ütleme illustratiivselt, see kott on siin 20 kilo. Ja siis proovin niimoodi ta üles tuua ja vaikselt alla. Iga hommik teen kummiga sellist venitusharjutust, et võimalikult nii-öelda jalga põhja suruda ja sellega anda talle väikest pingutust. Haige jalg on ka tunduvalt jämedam, kuigi vasakul jalal oli mul ka kunagi lihase rebend. Ilmselgelt sääremarjad on veidike pisikesed ja harm on ka ilusti näha. Aga kes sai siit videost abi, head taastumist!